meie Kehtnas Raplamaa rakenduslikus kolledžis ei puhka loorberitel. Meil on töölaual hea kaasteelise Urve Pirkavsi pilt seal. Profiililt leitud härra Meresmaa. Autori nimi on Urve Pirkavs. Ja tema profiililt on leitud tekst loorberist. Kui meil on see tekst ära toimetatud ühiselt, korrastame õigekirja, siis järgmiseks kirjutad sina siia teise külje peale oma eelistustest maitsetaimede ja maitseainete vallas. Ehk siis mõnevõrra kokanduslik ja loodusravi hõnguline teema on see. Noorhärrad IT23 sattusid õhinasse ainete vallas eelistused, see on meil juba läbitud teema. Niisiis meil juba pealkiri vajab mõningast silitamist ja me silitame pealkirjas edasi. Teadmiseks koolon, siia sobib palju paremini koolon, mitte koma. Loorber pole ainult maitsetaim ja neid 3 punkti ei ole vaja, sest 3 punkti tähendab seda, et mõte jääb õhku. Kui just äsja lugesime pealkirja, siis alles mõtet veeretama hakkame, nii et asi jätkub ilma punktita. Loorberi lehe eelised on järgmised. Me lõdvarandmega tõmbame kogu selle tärnikeste rea maha. Üks põhjus on see, et need on täiesti tavalised laused, mille ette tärni ei ole vaja. Ja teiseks ka siis, kui te härrased IT23 ja Preili valdkonnast ka oma erialal tekste vormite, kui teil mingil imelikul põhjusel seda tärni on vaja, siis selle järel kindlasti on tühik. Aga selleks, et mitte toppida tühikuid ülearuste tärnikeste järele, me lihtsalt tõmbame need tärnid kõik maha ühe korraga. Loorberi leht ravib seedehäireid ja aitab eemaldada kõrvetisi, happesust ja kõhukinnisust. Me eemaldame manuse, me eemaldame sõbralistist. Kui me mingisuguse tervisehäda kõrvaldame, siis me kasutamegi erinevaid sõnu, mitte eemaldamist, vaid siis see saab olla kas kõrvaldamine, ravimine või siis leevendamine. Ma valiksin selles kontekstis sõna leevendamine, sest ega ta nüüd päriselt ei eemalda, ei kõrvalda, ei eksekuteeri, leevendab. Aitab leevendada kõrvetisi, happesust ja kõhukinnisust. Me ei kasuta sõna see, me jääme ilusti korrektseks, sest kui me ütleme see, siis juhtub sama, mis sinu tulevases riigieksami kirjandis. Lugeja peab saama aru, mis asi see. Ja me võime öelda loorber, et ei kordaks liiga palju. Loorberi leht, liitsõna, saab öelda ka korraks lühemalt. Loorber aitab reguleerida roojamist, kakamist, juues kuuma loorberi teed. Nüüd on asi käest ära. Kui sa vaatad seda lauset, siis sinu kakamist reguleeritakse nii, et sa situd ja jood. Selles mõttes, et sa pead siis umbes nii, et samal ajal, kui sa jood kuuma loorberi teed, siis istud potil ja ägad. See ei lähe mitte. Loorber. Ahaa, me tõstame asjas edasi õigeks.
Loorber aitab reguleerida roojamist. Kui joote kuuma loorberi teed, siis on selge, et see juhtub enne juues. See on täpselt samal ajal. Sa ikkagi jood enne, kui joote kuuma loorberi teed, enne jood ja siis lähed potile. Lihtne. Alandab veresuhkrut ja loorberi leht on ka antioksüdant. Lause lõpus on meil punkt ja meil ei ole vaja siin korrata seda loorberi lehe sõna. Alandab veresuhkrut ja on ka antioksüdant. Antioksüdandid on siis niisugused joogid ja toidud, mis puhastavad su veresoonte sisemust halvast kolesteroolist. Napsivennad eelistavad punast veini, tublid tüdrukud tahavad siis punaseid mahlu. Aga näe, loorber ka on antioksüdant. Me ei kasuta nüüd jälle sõna see, vaid ütleme juurde sõna taim. See taim. Siis on selge, et meil on tegemist taimelehega. See taim võimaldab kehal toota insuliini kuu aega seda süües või loorberi teed juues. See taim võimaldab kehal toota insuliini, kui kuu aega seda sööte või loorberi teed joote. Niimoodi. Muidu juhtub see lugu, et ta aitab nagu korraks ainult sel ajal, kui sa jood ja sööd. Pigem siis ta tõenäoliselt käivitab insuliini tootmise pikemaks ajaks, kui kuu aega sööd ja jood. Loorberi tee kõrvaldab halba kolesterooli ja vabastab organismist upsi-teisi, seda käänet ei ole vaja, organismi. Me võtame seest ütleva käände lõpu maha, vabastab organismi triglütseriididest. Vot nii, ehk siis veresoone seinad saavad puhtaks. Jälle see, ärme see. Me kasutame sõna, mida me veel ei ole kasutanud, nii ka sa oma saatuslikes tekstides, kirjandis, blogipostitustes, kus iganes kasutad sünonüüme, ei korda ühte ja sama sõna. Ja me ütleme ravimtaim. Just. Ravimtaim on väga kasulik külmetushaiguste, gripi ja tugeva köha ravimisel, kuna see on rikkalik C-vitamiini allikas. Punkt. Teeme lausesse pausi, sest vastasel juhul meil on 3 rida ühte lauset, mille saab kenasti teha pooleks. Rikkalik C-vitamiini allikas, punkt. Ja algab uus lause suure tähega. Võite lehti keeta ja auru sisse hingata, et vabaneda rögast ja vähendada köharaskust. Köharaskus, see on tore, see on inglise keelest, me ütleme köhimist. Vot nii, ja vähendada köhimist. Loorberi leht kaitseb südant krambihoogude, nüüd ei ole õige. Meditsiiniliselt krambihood käivad inimesel, kellel on epilepsia. Südamel käivad spasmid, ehk siis kaitseb südant spasmide ja insuldi paneme ainsusse. Kui insult või infarkt on, siis ta on ja ta ei ole mitmuses, vaid ta pahatihti see üks ja ainus on ära. Ups. Me nimetame eesti keeles südamespasme ka stenokardiaks ja tahükardiaks, mis sellest tuleneb, aga piisab lihtsalt spasmide. Sul siis südames kas pistab või sügeleb, väike loorber ja teema lahendatud.
kõige sagedamini eestlane pistab oma loorberi ju teatavasti supi sisse. Nii lihtne on. Juhin tähelepanu, et teie arvamus ainete asjus vastab ka tõele. Loorber on narkootilise toimega, kui teda väga palju pruukida. Siis mõnevõrra leelo väidetavalt sa saavutad küll. Kus me jäime nüüd? Kardiovaskulaarsüsteem, südame-veresoonkond, las ta olla siis ladinakeelne. Kaitsvaid ühendeid. Jälle see. Me ei ole kasutanud sünonüümi maitseaine. Ja me lisamegi sõna, see maitseaine on rikas selliste hapete poolest nagu kofeiinhappe, kvertsetiin, eigonol ja parotiliin appi, partoliiniid. Ained, mis takistavad vähirakkude teket organismis. Ahaa. Ja meil on vaja leida veel üks sünonüüm. Me paneme lihtsalt sõna. Mis sõna sulle panna? No mis sõnad? Me oleme kasutanud maitsetaim, ravimtaim, lihtsalt. Jaa, sest meil lehte siin ei ole. Aitäh, härrased. Niisiis, see leht kõrvaldab unetuse ja ärevuse, kui seda võtta enne magama minekut. Siia me teeme kooloni, ehk siis see leht kõrvaldab unetuse ja ärevuse, koolon, koma asemel sobib sellepärast siia koolon, teil ka härra Meresmaa, et selles liitlauses, lause teine pool täpsustab, mida väidab esimene pool. Kui seda võtta enne magama minekut, aitab see lõõgastuda ja rahulikult magada. Meil on 3 korda sõna see leht, seda, see. 3. see asendame sõnaga ta. Väga paljud inimesed, kes on taimerahvaga sõbrad, kasutavadki puude ja taimede puhul isikulisi asesõnu. Puu on tema ja samuti on taim tema. Nii, siis aitab ta lõõgastuda ja rahulikult magada. Järgmises lauses on mõned sõnad puudu. Tassi keedetud loorberilehtede joomine. Siin nüüd tekib küsimus, kas sul sai keedetud tass? Kas sa keetsid tassis? Või mis siis nüüd nende loorberilehtedega juhtus? Lahend peitub paaris täiendavas sõnas. Tassitäie üks sõna, siis sa ei ole ära keetnud tassi ega keetnud tassis. Tassitäie, keedetud, loorberilehtede ja lisame siia vahele sõna tee. Sest kui need loorberilehed ära keedad, siis nendest on saanud, ime on sündinud, tee. Loorberilehtede tee joomine 2 korda päevas lõhub neerukive ja ravib infektsioone. Lihtsalt punkt. Seda totti ei ole vaja. Küll aga me lõhume kive siis, kui me paneme nendesse dünamiiti põllul ja kaevanduses. See, mis juhtub organismis, see on lõhustamine. Puudu on üks silp. 2 korda päevas lõhustab neerukive, siis ei tule silme ette dünamiite ega kuvalda. Lõhustab neerukive ja ravib infektsioone. Punkt. Näen, et huvi on suurenenud. Rõõmustab Urve. Me lisame siia vahele, kui lubate, 2 sõna.
näen, et huvi selle teema vastu, see on 3 sõna, huvi selle teema vastu on suurenenud, seega lisan siia juurde veel ühe artikli, mida lugedes avastad endale midagi kasulikku. Ma proovisin seda linki lahti teha, aga minul juhtus sellega suur hulk mitte miskit. Igatahes on üks tore keskkond, bioversehealth.com. Kui te kõnnite mööda Urve profiili Facebookis, siis tegelikult hakkab teil päris tore, et mitte öelda väga huvitav. Üks materjal, mis on mõnevõrra liialt pikk, et seda kasutada õppematerjalina eesti keele õppimiseks, on soola teemal ja siin allpool on ka soodast. Need on erakordselt head asjad. Mida me teeme oma kasina sissetulekuga? Me tassime igas kuus 10, mõnikord 100 eurosid apteeki. Selleks, et mitte osta põrgulikult hinnalisi ravimeid, mille pealt on üles ehitatud ka Magnumi kaudu näiteks Linnamägede dünastia impeerium, ma ei öelnud mafia, et mitte seda impeeriumi toita, siis võtagi see loorber ja võta sool ja sooda, võta nurmenukk, angervaks, põdrakanep, see sõna teile meeldib. Tauriin on seal sees, nii et on täiesti võrdväärne Red Bulliga muideks. Ei ole eriti tark ju nuumata farmaatsiatööstust, mis kokkuvõttes sind moel või teisel ikkagi mürgitab. Ja uuematel andmetel viib ära 6000 inimese abiga kokku töötatud maksud Liechtensteini. Kahtlemata annab see meile põhjuse uurida, mis asi on Liechtenstein. Alpide jalamitel 40 000 inimest on selles tilukeses linnriigis, mis õitseb. Sealt tasub spikerdada Eestile tarvilisi teadmisi edasikestmiseks, et toodaks investeeringud siia, mitte ei viidaks meie niigi hädisest riigist, sorry, aga nii praegu on, veel ja veel maksurahasid ära. Elame veel. Küll me üks päev ka loorberitel puhkame. Lehva.